Tere saalis olijatele, tere Facebook Live'is vaatajatele. Täna räägime küberturbe intsidentidest. Lühidalt päevakavast. Andres Klemm tuleb järgmisena ja räägib täpsemalt küberturbe intsidentidest. Martti Kebinau ja Alar Kurvits räägivad, mis siis teha, kui küberturbe intsident juhtus ja kuidas seda reageerida. Sealt edasi võtan mina päeva kokku ja siis vastame küsimustele. Ehk siis küsimused jätame päeva lõppu. Ja siinkohal annangi sõna Andresele. Tere hommikust! Minu nimi on Andres Klemm Riigi Infosüsteemi Ametist ja mina räägiks natukene sellest, kuidas meie enda poolt intsidente näeme. Ja kuidas me näeme nende lahendamist nii avaliku sektori kui erasektori ettevõtetes asutustes. Nagu elus ikka kõik asjad, nii saab ka intsidentide lahendamine alguse ülesande püstitusest. Et mida siis soovitakse ja mis see eesmärk on? Kui me vaatame selliseid natukene võib-olla mitte nii küpsel tasemel olevaid asutusi ja ettevõtteid või selliseid, kus veel asjad ei ole liiga hästi organiseeritud, siis nendes ettevõtetes on tihtipeale ainuke ootus intsidendil lahendamisele see, et võimalikult ruttu taastada normaalne töö. Maailma kõige ideaalsem, kõige lihtsam näide oleks see, et saaks snapshotist intsidendile eelnenud olukorda tagasi kerida ja ongi juba kõik väga hästi. Või kas ikka on? Sellepärast, et tegelikult kui ettevõte on intsidendi sisse sattunud, siis enamus meie ettevõtete andmeid sisaldab isikuandmeid. Ehk teisisõnu peaks tegema AKI-le teate, selleks, et GDPR-i mõttes compliant olla. Aga mida me siis raporteerime, kui me täpselt ei tea, mis kaduma läks, kuhu sisse saadi, millele ligi saadi? Tegelikult ainuke mõistlik viis oleks öelda, et kõik läks kaduma, mis, olge ausad, näeb väljapoole päris halb välja. Samamoodi selle intsidendi käigus ei ole tegelikult võimalik midagi õppida. Kui me ei saa teada, kust sisse tuldi, me ei saa tugevamaks. Ja põhimõtteliselt on võimalik, et juba järgmisel päeval ollakse taas sees ja kogu trall hakkab otsast peale. Nüüd need ettevõtted, asutused, kes on mõnevõrra küpsemal tasemel, kes on võib-olla rohkem aastaid asjaga tegelenud, mõtlesin, kuidas seda nimetada. Ma ei osanud seda paremini nimetada kui selliseks põhjalikuks taasteks. Et ennem seda, kui hakatakse süsteeme tehniliselt taastama, tehakse mingisugune olukorra fikseering ära, selliselt, et on võimalik vajadusel teha politseile ka kuriteoteade, üritatakse fikseerida ära, millele ligi saadi selleks, et andmekaitse inspektsioonile siis nagu reaalne ja konkreetne avaldus esitada. Üritatakse õppida sellest intsidendist, et homme ei juhtuks täpselt seda sama reha. Aga sellel on nüüd kahjuks see probleem, et siin on ettevõttele oluliselt suuremad nõuded, nii iseenda kui partnerite vastu. Et tegelikult selle intsidendi lahendamise käigus oleks minimaalselt vaja teada, kes tuli, kust tuldi, kuhu saadi, mida võeti, et tagada, et see juriidika oleks täidetud nii AKI kui politsei suhtes ja et oleks ka mingisugused parendustegevused, et hea intsident asjad raisku ei läheks. Ja selleks oleks vaja kõigepealt, et organisatsioon ise oleks valmis. Ehk siis, et oleks rollid jaotatud, et inimesed teaksid, mida nad peavad tegema, kuhu poole nad peavad jooksma ja mis järjekorras asju tehakse. Võiks olla tehniline valmisolek, et oleks logid olemas, monitooring, alarmid, kõik sellised asjad, mida ei ole ju tagantjärgi võimalik mitte kuidagi enam välja mõelda. Ja väga oluline on ka, et personal oleks valmis. Ehk siis nad oskaksid, et nad oskaksid pinge all toimetada, et nad ei hävitaks kogemata oma tegevuse käigus jälgi, et suudaksid mõista põhjuseid.
Seda on loomulikult võimalik erinevalt saavutada, on võimalik kõik inimesed enda palgal hoida, aga nii nagu RIA juurutatav e-ITSi nimeline infostandard ka ette näeb, siis tegelikult on täiesti okei ka nagu asju ise mitte teha, vaid omada sobivaid kompetentseid partnereid. Mis oleks nagu küll igatipidi hea ja mõistlik, oleks nii-öelda see kaardistamise töö võib-olla ette ära teha, et teada, kui on abi vaja, kust seda abi saab. Ja et see partner võib-olla oleks ka valmis. Umbes selliselt meie neid intsidente näeme. Ja ma tänan. Tervist! Tere! Mina olen Alar Kurvits Teliast, IKT teenuste juhtimise tiimi juht. Ja mina olen Martti Kebinõu, ka Teliast, juhin küberturbemeeskonda. Ja me natuke vestlemegi tegelikult sellest, et mida siis teha, kui on juhtunud küberintsident. Ma mõtlesin, et äkki alustame sellest, et kuidas ma üldse nüüd aru saan, et minuga on juhtunud küberintsident? Kuidas see teadmine minuni jõuab? See on nüüd hea küsimus, see oleneb väga palju sellest, kuidas sa oled ennast ette valmistanud, et kui on ikkagi asja peale mõeldud, siis on tõenäoliselt variant, et keegi, kes on juba teadlik ja vastutav isik, teavitab sind, kui näiteks ettevõtte juhti sellest, et meil on juhtunud intsident. Sa võid seda ka ise näha, et sul midagi hakkab töötamast või ma ei tea, arvuti hakkab bitcoini küsima järsku, et siis tõenäoliselt on intsident. Kui nüüd ei ole nii hästi, eks ju, läbi mõeldud, ega ütleme kõige hullem variant võib-olla on see, et kui sa meediast loed, et sul on juhtunud küberintsident, et see ei ole nagu kõige parem variant. Seda juhtub ka, et tihtipeale ikkagi, kui näiteks et kodulehte ära äkitakse, siis see on nagu kohe avalikkuses, et seda esimesena on raske märgata juba. Et selles mõttes jah, et see, kuidas sa aru saad, see ikkagi sõltub väga palju sellest, et mida sa selleks teinud oled, et seda märgata. Ja tegelikult ütleme nii, et kõige parem küberrünnak on ikkagi selline, kus see ohver ikkagi ei saagi teada, et teda on rünnatud, et neid andmeid ikkagi pumbatakse jätkuvalt välja. Ja sellisel juhul tegelikult need märgid võivad olla hoopis ju kaudsed. Need, mis näitavad sinu ettevõtet, sinu asutust, et kui tekib tunne, et ma ei tea, ma teen müügipakkumisi, konkurent on kogu aeg 1 euro odavam, no kuidas ta jälle teadis, eks ju, või kuidas see konkurent oskab just minu klientide poole pöörduda. Et siis juba vist tasuks mõelda, et huvitav, kus ta seda andmeid saab. No jah, et kus see andmelekke siis on, kuskil ilmselgelt on, et tegelikult selline tunne, et nagu kogu aeg veab viltu lihtsalt või on nagu ebaõnn, et siis tasub korraks mõelda, et kust see ebaõnn küll nüüd tulla võib, et kas äkki oleks vaja hakata uurima, et kas mingid andmed lekivad pidevalt või on seal mingeid muid variante, eks ju. Ja lisaks on erinevad siis tehnilised asjad, ehk siis, et spetsiaalsed tarkvarad loodud selleks, et neid tuvastada neid rünnakuid, mis annavad sulle siis eelhoiatust või juba märku, kui rünnak on toimumas. Et ka see on täiesti koht, kus saab seda infot. Just. Okei, nüüd, kui mind on rünnatud, siis esimene instinkt on see, et kõik on halvasti, ma kisun arvuti tagant kaablid välja, voolujuhtmed, andmesidekaablid, kõik on, et siis on juba enam vähem. Jah, tegelikult võib-olla astuksid sammu tagasi ja räägiks sellest, et mida siis tegelikult tuleks teha, kui on kahtlus, et on intsident. Ühes sellises tavalises ettevõttes või asutuses, ütleme nii, et tegelikult keegi ei eelda, et nüüd reatöötaja või näiteks kui ma olen kuskil, ma ei tea, kaubanduses kassapidaja, eks ju, et ma nüüd teaks, mida teha. Et küll aga mulle võiks olla nagu selgeks tehtud, et mida kindlasti mitte teha, et ei juhtuks mingit sellist asja, et ma ei tea, et see kassaaparaat hakkab mulle mingit kahtlast sisu näitama või bitcoini küsima, et siis ei ole kõige parem mõte sellest pilti teha ja sotsiaalmeediasse postitada sõpradele, vaadake, mis mul juhtus. Et see nagu ei ole kõige targem, et kindlasti peaks olema igal töötajal teada see, et mida ta teeb, kui on kahtlus või kui on juhtunud. Ehk et kuhu ta helistab, kes on ettevõttes see inimene, kes selle teemaga tegeleb, kes selle eest vastutab. Temaga tuleb ühendust võtta ja siis tema võiks olla nüüd küll see inimene, kes on nii palju asja uurinud ja nii palju teada, et ta kuulab selle mure ära, mis täpselt juhtus, mingit kahtlast sisu hakkas kassa näitama, et mis me siis nüüd teeme, eks ju, et kas on
mõistlik võrgukaabel välja tõmmata või üldse vooluvõrgust välja tõmmata või mis siis seal mõistlik teha on, et seda peaks natuke mõtlema, sest et nagu ka Andres just enne rääkis, et täiesti sellise teadmatu tegevuse tulemusena võivad olulised jäljed kaduda, et seda põhjust pärast uurida. Ehk et siis seal peab nagu ettevaatlikult tegutsema, et võib-olla tõesti võrgukaabel välja, aga rohkem ära puutu, et las ta olla, eks ju. Et saab pärast uurida, et mis juhtus, kust sisse tuldi, et saab nagu põhjusega eemaldada. Nii et see on siis tegelikult selline esimene tagasiside selle inimese, kes selle probleemi tuvastab ette, 2 esimest kiiret juhendit, et mida teha antakse ka siis tegelikult. Just. Ja siis see inimene, kellele siis helistatakse, et minu arust on oluline see ka, et ka temal oleks teada siis, mida teha või kuhu pöörduda, et ega tema ka ei oska ju kõike ise lahendada ja kohale tulla ja et see võib-olla ei olegi tema roll üldse. Ta ongi võib-olla keegi riskijuht hoopis või kes on pandud selle eest vastutama, et tema ei ole küberturbe ekspert, tema ei tule seda lahendama, et temal peab olema ka teada, et mis ta siis edasi teeb, sellepärast et täpselt nagu ka Andres enne mainis, et sellises pingeolukorras võid hakata tegema vigu, mida muidu ei teeks. Et ei mõtle enam selgelt, kui plaani ei ole, et kust ma saan abi, eks ju, et kui mul on juba intsident majas, siis on juba hilja minna hakata küsima pakkumisi turult, kes mul appi tuleb või kust ma partneri saan. Et müügimehed kindlasti hea meelega kutsuvad järgmisel reedel lõunale ja tahavad sinuga rääkida lepingu tingimusi läbi, eks ju, aga sul on iga minut arvel. Sul ei ole enam aega seal mingit partnerit otsida, ehk et see tegevus tuleb enne ära teha. Lisaks muidugi see ka, et kui sa hakkad seda sel hetkel tegema, siis ma kujutan ette, et see hind on mingi 10-kordne, mis su käest küsitakse, sest et siis sa maksad, eks ju. Ja väga tugev kauplemispositsioon sel hetkel sul ei ole, eks ju tegelikult. Ehk et jah, see partneri leidminega siis, et ka see inimene, kes vastutab, teaks, mida teha, tal oleks kindel tagama, kuhu pöörduda, tehnilise abi saamiseks teab, et pöördub kellegi poole, võib-olla on mõistlik läbi mõelda ka siis kommunikatsiooni abi, et kuidas siis seda kommunikeerida, sest et õige kommunikatsioon päästab üsna palju, et samamoodi nagu see pilt sotsiaalmeedias on väga halb näide, eks, et väga hea näide on kindlasti ka olemas, eks, et kuidas seda siis infot ja kommunikatsiooni ise juhtida nii, et see leviks täpselt nii, nagu sina tahad, et selleks ka võib-olla ei pruugi olla ettevõttes inimest. Tuleks ka selle peale mõelda, samamoodi juriidiline pool, eks ju, et kui on seal juba andmelekked ja on kohustus teavitada andmekaitse inspektsiooni, kuidas seda teha, mis kohustused tekivad klientide ees, partnerite, töötajate ja nii edasi. Ehk et tegelikult tasuks nagu laiemalt mõelda ka selle peale, et kust ma siis abi saan, kui mul mingi jama majas on. Just, ma mõtlen seda sama, et tegelikult see kommunikatsioonivahetus on suur, et sa pead oma töötajatele andma mingi sõnumi, mida nüüd teie peate tegema, millal normaalne töö taastub, oma partneritele, kes ootavad sinult võib-olla mingeid andmeid, mingit infot avalikkusele, ametiasutustele, ja seal juures teha see kõike niimoodi, et sa ei tekita asjatud paanikat tegelikult ju. Just, ja kui sul see partner on olemas, siis tegelikult üks lisaväärtus sellest partnerist on ka see, et ta on keegi, kes ei lähe paanikasse, ta on kaine pilk kõrvalt, et oleme siin isegi mõnel korral abis käinud ja tegelikult suhteliselt, või tegelikult alati on olnud mingisugused asjad, mis ei ole nagu tehniline küberturbe, mingisugune keeruline lahend, aga kliente olema pidanud nagu nõustama ka sellistel puhkudel, et tihtipeale tekib, et okei, meil on mingisugune IT-mees on töö tegemata jätnud, mingi jama on sees, esimene asi, laseme selle IT-mehe kõigepealt lahti, siis vaatame edasi, eks ju. Võib-olla see ei ole kõige targem teha hetkel, kui sul on intsident majas ja tema on see üks inimene, kes üldse teab, kuidas asjad käivad. Et selline veits oota natuke rahulikult, eks ju, või et ma ei tea, hakatakse juba pressiteadet välja saatma, ise pole veel nagu kindlust saanudki, kas nagu on üldse andmelekkeid, kas on midagi juhtunud või ainult tundub, et on juhtunud. Et selles mõttes selline rapsimine tekib selles pingeolukorras hästi kiiresti tulema ja seda tuleks vältida. Ja minu kogemus ütleb, et tihtipeale need oma IT-töötajad, nad on keskendunud süsteemide töö taastamisele, käideldavuse tagamisele. Natukene on neil võib-olla ka selline ebamugavustunne, et ikkagi juhtus minu infosüsteemis, tegelikult minu vastutusalas, eks, et ma pean nüüd võimalikult kähku selle tööle saama, minu otsa vaadatakse. Aga see ei pruugi olla alati see õigem lahendus, et inimesed, kes sellega on nagu igapäevaselt tegelenud, nendel on rohkem kogemusi, nemad teevad rohkem kust vaadata ja võib-olla lahendavad selle siis põhjalikumalt tegelikult ju. Et nagu enne mainiti, tegelikult seda intsidenti tuleb ju lahendada ka
õigesti, mitte ainult kiiresti. no just jah, et mis see, nagu Andres ütles, mis see eesmärk on siis, et kui eesmärk on kõik tööle saada, jah, tõenäoliselt IT-mees saab selle kõik tööle, aga tal kindlasti puuduvad oskused nagu hakata otsima, et kust see sisse tuli, miks see juhtus, kas seda võib veel juhtuda, äkki peaks midagi tegema, et rohkem ei juhtuks. Et kõik see on see, mida see tavaline lihtsalt nii-öelda taastamine ju kaasa ei too, et kujuta nüüd ette, sa oled mingi kratt, eks ju, ründad kedagi, saad sisse, sa vaatad, ai, kustutati ära, aga saad uuesti samast kohast sisse ja siis sa teed juba natuke targemalt, on ju. Et selles mõttes tasub ikkagi väga tugevalt mõelda selle peale ka, et miks see juhtus, et me ei likvideeri ainult tagajärgi, vaid ka põhjused. Kuidas see nüüd päriselt käib, ütleme, tuleb see spetsialist, ta vajab mingit andmestikku, kus ta seda infot nagu kogub ja saab, et aru saada mitte ainult seda, et kuhu maani rünnak on jõudnud, vaid ka seda, et kust tuldi ja kes see tuli ja tõesti, mis minu andmetest on nüüd kompromiteeritud või mille peale, kus mul see kindlustunde joon nagu nüüd jooksma peaks hakkama tegelikult, on ju? No jah, see on väga palju koostöö, eks ju, selle asutuse IT-osakonna ja siis selle partneri vahel, kes seda küberintsidenti lahendab või seda uuringut läbi viib, et mida rohkem andmeid, mida kiiremini liigub, seda rutem saab jaole, eks ju, et selles mõttes on see jah, et see ei ole nagu selline asi, et sa leiad endale partneri, kes su intsidente lahendab ja siis rohkem sa ise ei pea midagi tegema. Et sellist asja ei ole, see on ikkagi väga tihe koostöö lihtsalt, kuna tavaliselt ettevõtetes ei ole ju igapäevaselt vaja küberturbe know-how'd või tervet tiimi, eks ju. Kui seda tiimi ei ole, seal on ka erinevad aspektid, kes teab võrguturbest, kes teab lõppseadmekaitsest, kes millest, seal see tiim peab olema ikkagi mitu inimest, et nagu ära katta kogu see vajadus, et kui sul on üks inimene, tema ei saa kõike teada. Ehk et jah, see on tugev koostöö ja kui ei ole endal tiimi majas, siis see know-how on hea partnerilt sisse ostes, seda ei ole iga päev vaja, sul ei ole mõtet hoida 5 inimest nagu tubades ekspert. No, absoluutselt jah, et igaks juhuks valmis, et seda ei ole nagu mõtet teha ja see ongi põhjus, miks Eestis ja üldse maailmas ettevõtetes ei ole küberturbemeeskondi, neid ei ole igapäevaselt vaja. Ja teine asi on see, et kui nad isegi on sul enda majas, siis kui tihti seda küberintsidenti juhtub, et nad saaksid praktikat, kogemusi, tegelikult seda ju harjutada. Absoluutselt jah, et see on ka väga, väga oluline aspekt, et kuna kaitsjad on ka ikkagi üsna efektiivsed tänapäeval, meil on tehnilised lahendid, meil on ka nagu ekspertide tasemel väga head kaitsesüsteemid ja kaitsed olemas, see tähendab, et ka ründajad kogu aeg peavad ennast arendama, tulema uue nurga alt, ehk et kui sa oled ühe korra kuskil koolitusel käinud, see ei tähenda, et sa kuu aja pärastki enam tead, mida teha, et kõik see muutub nii kiiresti ja inimesed, kes sellega igapäevaselt tegelevad kuskil küberturbemeeskonnas, et nemad on kindlasti kiiremad, pädevamad ja paremad neid asju lahendama kui inimene, kes ei puutu sellega kokku. Okei. No aga tegelikult on ju RIA, on ju CERT. Minuga juhtub, ma helistan politseisse või CERT-i. Mis seal siis nagu nüüd erinevust on? Et kas see mind aitab, ikka aitab ju? No ikka aitab, jah, ikka tuleb helistada ja teavitada ja RIA poisid ei ole üldse riiakad tegelikult, nad on täitsa toredad, nagu Andrest enne nägime siin, täitsa tore poiss, et tegelikult RIA aitab, kui nad saavad aidata. Kui neil on infot, neil on mingeid ideid, kuidas pakkuda abi, siis nad seda ka pakuvad. Et selles mõttes tasub teavitada, tasub küsida politseisse samamoodi, sest et lõpuks see pätt tuleks ju kinni püüda, aga kas ma ei tea, kujuta nüüd ette, et sul tuleb keegi sulle tänaval õhtul vastu noaga, tõmbab sul käe katki, on ju. Nii, kutsud politsei. Politsei võib-olla saab kätte, võib-olla saa kätte, aga verd jookseb sul ikka ju. Sul on midagi veel vaja, kiirabi ka vaja, eks ju. Ehk et see ei ole nagu sama asi, et nüüd teavitan politseisse ja siis mul saab intsident lahendatud. No ei saa. Okei. Aga kogemus ütleb ka seda, et tasub teavitada, tasub ütelda, ei tasu karta, see pole häbiasi, kui juhtub küberintsident, ta juhtub tihedamini, kui me tegelikult kõik teame ilmselt ja sealt saab tegelikult ikkagi abi. Ja kui me jätame selle teavitamata, siis me pigem nagu evitamegi seda kultuuri, et see on häbiasi ja seda peab nagu maha salgama. Et tegelikult ei pea ju. Tegelikult ei pea jah ja siis me ka
võib-olla jätame ka politseile nende töös mingisuguse olulise juhtlõnga andmata, kui me ei teata. Et kui mida rohkem infot politseil on mingisuguse tegevuse kohta, seda kindlasti lihtsam on neil seda ka jälitada ja tabada. Aga tihtipeale ettevõtetes asutustes need inimesed, kes need otsuseid teevad nende küberintsidentide käitlemise puhul, ei ole väga tehnilised spetsialistid alati. Igas valdkonnas ei saagi tegelikult ju olla. Et kui palju nüüd on sinu kogemuses selliseid juhtumeid, kus antakse teada küberintsidendist ja see on nagu, ma ütle asjata, aga see tundub välja nagu false positive, et see ei ole tegelikult küberintsident, et on mingisugune lihtsam põhjus sellele, mis juhtus? No ütleme nii, et kui on juba asi nii tõsine, et sellest on nagu tekib idee teavitada oma partnerit või kedagi või hakata abi otsima, et siis ikkagi nagu 90% on seal midagi taga ka, mingi põhjus sellel. Et see, mis võib-olla inimestel igapäevaselt tekib, et mingisugune, ma ei tea, miks mul järsku hakkasid pildid jooksma kuskil, mis juhtus, keegi vist varastab mu pilte ja siis saab aru, et mul läks slideshow peale. Et selliseid asju võib ka olla, aga need ei jõua tavaliselt meieni, eks. Et aga need juhtumid ikkagi, ütleme nii, et on olnud intsidente, mis selgub, et tegelikult ei olnud nagu, või napilt on pääsetud, et ei olnud intsidente. Ikkagi midagi tuleb ikkagi teha, midagi tuleb parendada, sest et see olukord ikkagi oli piisavalt keeruline. Ehk et pigem neid false positiive on ikkagi vähe. Pigem vähe. Ja. Nii et pigem kui on kahtlus, siis kaasa kedagi, helista kuhugile, et püüa seda abi saada ja tegelikult sa ju püüad saada mitte seda kindlustunnet, et seda ei ole minuga juhtunud. Kas see on juba väga suur abi, et see on see, mis juhina sa saad minna õhtul rahulikult magama. Et kui sulle jääb hinge kripeldama, et kui äkki see oli see. Pluss see, et juhina on ju ikkagi parem see, et kui seal ka oli, eks ju, et siis sa oled ikkagi endast siis midagi andnud selleks, et seda vältida, et kindlasti on nii töötajate, partnerite kui omanike ees palju tugevam tunne seda raporteerida, et jah, ma tegin seda ja seda ka, mitte et ma lootsin, et midagi ei olnud äkki. Äkki seekord ei olnud. Okei. Et üks levinum viis tegelikult küberintsident välja tulek on ju andmete taastamine. Küll nagu me soovitame, et peale seda, kui on selgeks tehtud, et kuidas see intsident juhtus, kus kaudu sisse tuli selleks, et seda tulevikus vältida. Aga andmete taastamine alati tekitab tegelikult ju andmete kadu, sest mingid andmed kirjutatakse üle. Kas nüüd see küberintsidendi käigus, kas need keskendume ka sellele andmete taastamisele, ka sellele, et meil äkki läks seal olulised, ma ei tea, lepingud, olulised pildid? See on hea, et sa küsid seda, sest et intsident on meie nähes ikkagi konkreetne asi, ehk et tal on algus ja tal on lõpp. Intsident algab siis, kui on selgunud, et midagi on toimunud, toimub uurimine, toimub analüüs ja sellel on kindel lõpp sel hetkel, kui on kindlaks tehtud, et nüüd enam hullemaks ei lähe. Ehk et nagu tuua kuskilt füüsilisest maailmast näide, siis tuleb kohale kiirabi või lähed EMO-sse, seotakse haav kinni, sa jääd ellu, hullemaks ei lähe, aga nüüd lähed taastusravisse mujale, eks ju, ja see taastusravi toimub siis mujal. Ehk intsident ikkagi lõpeb sellega ära, kui on nii-öelda haav kinni seotud ja hullemaks enam ei lähe. Ja tegelikult sellel nii-öelda siis taastusravi perioodil on see sama sinu enda IT-tiim, et kes neid süsteemi igapäevast haldab, kes need uuesti taastab siis, ja sellist andmekadu on selline asi, mida võib tagantjärgi siis proovida, ketastelt midagi kätte saada, sellega kaasnevad tavaliselt kulud, peab nagu hindama, kas see on mõistlik. Ja see on tegelikult, ütleme nii, et seda taastamist tuleks ka teha targalt ikkagi, et võib ju olla, kui sul näiteks mingi krüptoviirus on ju, see võib olla sul ka seal backupi peal juba olemas, aga see lihtsalt aktiveerus hiljem, ehk et nüüd sa võtad backupi pealt tagasi, aga 3 päeva pärast on jälle sama seis. Et selles mõttes võib-olla tasub neid versioone hoida ja tuleb seda siis targalt teha, et nagu läbi uurida, mida sa siis täpselt taastad ja kuidas seda taastad. Et kindlasti, mida ei tasu teha, on neid bitcoine maksta kurjategijatele, seda ei soovita. Seda ei soovita, õige. Tegelikult me jõudsime huvitav kohani, et nagu sa ütlesid, et backupid, eks ju, et mis siis on veel need põhiasjad, mida peaksin ma tegema ennem seda küberintsidenti, et mul oleks nagu suurim võimalus sellest küberintsidenti edukalt väljuda tegelikult, võimalikult väikse andmekaduga, võimalikult kiiresti. Ja
Back-upist natuke rääkisime, ma tahaks veel rõhutada back-upide juures või sellise varundamise juures üle ka selle, et väga hea, kui sa varundad, aga soovitaks ka taastamist testida. Sest et muidu sul on selline võlts kindlustunne, et mul on kõik varundatud, aga kas see varundusest taastamine ka töötab. Et ei selguks seda, et see ketas, kuhu varundasid, oli mingi write only või mingi, et seda tasuks teha. Küsisid veel midagi? Ja, et mida veel teha selleks, et ettevalmistavad sammud selleks, et olla siis valmis selle küberintsidendi jaoks. No ma ise mõtlen, et rääksin varundusest, et mitte ainult see, et nagu testida seda, vaid sa ise mainisid, et võib-olla see rünnak on juba kaua kestnud, et võib-olla pole mõistlik taastada eilsest üleeilsest koopiast, võib-olla hoopis peab taastama, ma ei tea, halvemal juhul kuu 2 tagusest koopiast tegelikult. Need on harvad juhud, kus keegi nii palju vaeva näeb sind rünnates, aga mis ütleb, et back-upid võiks olla mitte ainult niimoodi, ma ei tea, standard viimased 30 päeva iga päev, vaid võib-olla ka veel 6 kuud nagu iga kuu koopia igaks juhuks olemas, et oleks need vanemad andmed ka tegelikult olemas. Ja, no ja lisaks tegelikult tasub olla valmis selles mõttes selleks, et saaks pärast ka uurida, ehk et logida nii palju kui võimalik, neid logisid siis hoida ka rohkem kui paar päeva. Nagu jah, võib-olla kui enne just küsisid, et äkki on pikalt sees oldud, et siis ikka huvitav fakt, et keskmine teada saamise hetk sellest, kui sind on rünnatud ja selleni, kuni sa sellest aru said, et on intsident või et on rünnatud, eks ju. Keskmine maailmas on 6 kuud, ettevõtte kohta, jah. Pool aastat on sees oldud, siis saadakse teada, et keegi on vist sees. Aga see on keskmine. Äärmused on siis, saadakse laivis kohe teada, need, kes on tublimad, ja aastaid. 11 aastat on vist kõige rohkem, mis ma praegu tean. 11 aastat on infot välja pumbatud, siis saadi teada. No ja logide puhul tegelikult, et ju küberintsidendi lahendamise suur töö käibki tegelikult ju logidest, sest logid on need, kuhu jäävad jäljed maha. Nagu ikka öeldakse ka tegelikult, et sisenetakse ju tegelikult konto ja parooliga infosüsteemidesse, eks ju, et lihtsalt see konto ja parool on nagu lekkinud see info ja siis selle järgi saab tuvastada ka, et kus siseneti, kes käis, et kes käivitas mingid protsessid, kelle nime alt mingid andmed ju kuhugile liigutati, et selle jaoks need logid ongi olulised. Ja see standardseadistuses, kuidas tänapäeval tulevad nagu arvutid ja serverid, et see selle tuvastamiseks tegelikult reeglina ei ole piisav. Standardseadistuses logid on tihtipeale minimaalselt vajalikud, et süsteem töötaks kiiresti, need infosüsteemid, ja et mitte palju ketast kulutada tegelikult. Et need tasuks üle vaadata ja tasuks mõelda, et kas seda saab keerata peale rohkem ja kui kaua need alles hoida. Ja võib-olla isegi mõistlik on need kuhul teise kohas alles hoida kui selles samas süsteemis. Jah, logimine on ka üks asi, millest on RIA päris juba mitmeid aastaid rääkinud, et logige. Me ei saa aidata, kui me ei näe. Logigena. Sest RIA töötab nende samade andmetega tegelikult. Ja, logisid saab analüüsida, selleks on automatiseeritud tööriistasid, kust läbi lastes võib midagi leida juba, et selles mõttes see on kindlasti, jah, logimine on teema. Okei. Kui ma nüüd mõtlen enda jaoks nüüd niisugust paar asja, mis ma meie vestlusest ise kaasa võtan, et mulle ei väga selgelt meelde, et spetsiaalselt niisugused küberturbe intsidenti lahendajad, et nendel on väärtuslik kogemus, ja nad lahendavad neid tegelikult teistmoodi kui lihtsalt serverite arvutite haldajad. Nad lahendavad selle viisil, kuidas sa saad olla kindel, et seda enam sinuga ei juhtu. Et sa saad aru, kuidas see juhtu. Siin võib-olla võiks öelda, et kui siis tehakse see nii-öelda taastusravi läbi. Et kui lihtsalt ei panda plaasteri. Ja, et siis sama augu kohta, samast nii-öelda haavatavusest enam sisse ei tulda, aga neid võib juurde tekkida, neid võib olla mujal, eks ju, et ei saa öelda kunagi, et nüüd tegime ära, nüüd enam midagi kunagi ei juhtu. Kuskilt teise nurga alt võib ikka tulla. Sellepärast tulebki olla valmis. Okay. Siis ma sain veel aru sellest, et ma tahan, et mu töötajad oleksid valmis niisuguseid asju tuvastama ja nad teaksid, kuhu seda eskaleerida, kus see eskalatsiooni kanal on. Just selleks, et seda kiiresti tuvastada ja ka selleks, et nii-öelda tegelikult hoida ära ka mainekahju. Just, et info levik oleks ettevõtte enda kontrolli all, mitte kusagil mujal ja et see, mida rutem jaole saad, seda parem. Küberintsidendi puhul on alati see, et kui ründaja saab aru, et tema kohalolust on aru saadud, siis ta hakkab ka väga kiiresti lihtsalt
oma mingisuguseid väiksemaid eesmärke täitma, et ta saab aru, et okei, kaua siin olla ei saa ja siis ta hakkab midagi datat kokku korjama või jälgi peitma või jah, siis ta hakkab tegutsema, ehk mida rutem jälile saada, seda vähem tal on võimalus seda kõike teha. Ja siis ma mõtlesin endaga kaasa veel selle, et selleks, et need küberintsidente nagu edukalt lahendada, et mingi süke baastase peab olema olemas, et ma pean olema, mul peab see backup olema, mul peab need logid olema, et siis tegelikult on nagu spetsialistidega midagi teha. Et muidu võib juhtuda, et neil kurb nentida, et oli jah. Jah, see on vist jah kõige kurvem, et oli jah, aga no me ei tea, kus see tuli. Pole midagi uurida. Et siis varsti juhtub jälle, ärge siis enam nii tehke. No nii, kuulge, aga mina tänan teid. Loodan, et see oli teil natukene kasulik. Jah, aitäh! Aitäh! Nii, et nagu Alar ütles, et hea on, kui selline baastase on olemas, et see on lihtsam lahendada neid tekkinud intsidente. Intsidente saab muidugi lahendada siis ka, kui baastat ei ole, et lihtsalt nüüd juhtus ja hakkame tegelema, eks see sõltub sellest, mis juhtus ja mis on see võimekus tegelemiseks, et ega see tulemus kindlasti siis, kui professionaalid teevad, on parem, isegi juhul, kui ei ole midagi enam tehtud. Aga see baastase, et mis siis võiks olla? Me olen see baastase ära kirjeldanud, küberturvalisuse baastase, et millest see koosneb. Et käin siit lühidalt üle, et mis need mõtted seal on, et üks on kasutajatega seotud teemad. Üks on see, et kasutajaid võiks koolitada, et nad teaksid, mismoodi käituda, mismoodi neid küberohte ära hoida ja ka tegelikult ära tunda, et kui see küberturbe intsident on juhtunud, et ta saaks aru, et nüüd on see koht, kus peab midagi tegema. Ja see järgmine asi, et mida siis teha, et Marti näide, et poe kassas küsitakse bitcoine, et tõenäoliselt jah, see Facebooki pildipanek natuke saab laike, aga võib-olla ettevõtte seisukohalt see väga hea plaan ei ole. Et siin oleks hea kasutajatel oleks öeldud, et kuulge, et kui on juhtum, siis helistage sinna. See peaks olla võimalikult lihtne, see peaks olema siis koolitatud ühtepidi, teistpidi peaks olema ka ettevõtte sisesed reeglid, et juhul, kui midagi juhtub, siis mis siis edasi saab. Ehk siis esimene osa sellest baastaseme ringist on siis see kasutajate teadlikkus, koolitus ja kokkulepped majas sees. Teine osa, mis oluline on seadmetega seonduv. Nii seadmete hankimine, mõistlik oleks seda hankida kuskilt, kus on usaldusväärne koht ja kus seda mitte soovitud lisasid kaasa ei tuleks. Kohe teine pool, et jube hea oleks, kui oleks koht, kuhu need ära anda ja kuidas need seadmetest vabaneda. Et kui need seadmed näide siin, et üks hiljutine intsident, kus keegi ostis omale, äkki osta e-keskkonnast, ostas endale printeri, mis sisaldas ühe ettevõtte 3 aasta ajalugu, mis sai välja printitud. Lihtsalt printeril oli kõva ketas, mis kõike salvestas ja siis, kui vaja oli, trükiti välja. Aga trükiti vähe ja ketas oli suur, nüüd kõik jäi sinna veel alles. Et jube hea oleks, kui ka peale seda, kui seade kasutajal lõpetatud on, need andmed ära kustutatakse. Ja siis sama seadete haldus, et arvuteid ja servereid me enamasti pätsime ja peame seda loomulikult seda tehakse. Aga millal viimati pätsiti näiteks tulemüüri, millal viimati pätsiti näiteks switchi, ruuterit, võib-olla see on väga ammu. Ja võib-olla seal on ammu juba turvaauk. Ehk siis seadmete hankimine, haldus ja utiliseerimine. Kindlasti oleks hea üle vaadata. Ja mõelda, kas see ahel on okei. Siis 4. teema, et selline nähtavus või et ühtepidi siis nagu Marti välja tõi, et palju see oli, 11 aastat vist oli kratid olnud toimetanud ja alles siis saadi teada, et ilmselgelt ettevõttel ei olnud vahendeid, et siis tuvastada neid kratte. Et kratide tuvastamiseks erinevad võimalusi, üks on see, mida ma siin ikka räägitakse, et hoidke logisid alles. Et kui logiga hoidke need alles ja jälgige ja analüüsige need logisid, see on üks võimalus. Teine võimalus on vaadata siis, et mis on lahti ja mis on avatud, eks turvanaliste skeneerimine, et vaadata, millised aknad on lahti ja teha see otsus, et kas see on mõistlik, et see aken nii lahti on või peaks selle kinni panema. Veel on kasutaja õiguste auditeerimine, et näha, mis õigused kasutajatel on ja mida suurem on ettevõte, seda keerulisusi tihti on, et kellel siis millised õigused täpselt on. Ja kui audiitor ütleb, et kaardistage palun ära ja siis öeldakse IT-juhile, et pane see siia Excelisse, siis
IT-juht vajab tavaliselt hästi laua alla niimoodi, et pea paistab sealt toolide vahelt välja veel. Et ta teab, et nüüd on see järgmised 2 kuud on siis tegevust Exceliga. Selleks on olemas vahendid. Tegelikult ei ole vaja seda hakata nagu Excelisse toksima, et saab lihtsamalt ka. Ja nüüd siis kiirelt edasi, et see 4. osa on siis selline valmisoleku ootamatusteks. Et kuidas saab ootamatusteks valmis olla? See küberturbeintsident võib ikkagi juhtuda. Et selles mõttes, et see, et kõik need asjad ära teha ja väga hästi teha, ei tähenda seda, et lõpuks ikkagi kindlasti ei juhtu. Lihtsalt tõenäosus vähenes. Ja lihtsalt on olemas töövahendid, millega selle ootamatustega toime tulla. Et ootamatustega siis valmisolekuks on laias laastus 2 võimalust. Üks on see, et mõelda läbi, mis ma siis teen, kui juhtub. Hea, kui see kuskil kirja panna ja kokku leppida ja leida omale partner, kes siis aitab. Et jah, tihti tõesti, enamus ettevõtetel ei ole mõistlik enda ise hankida sellist tiimi, kes on kogu aeg valmis reageerima, pidevalt viia läbi õppuseid ja teste, et nad oleks valmis selleks. Tore, suur tiim töötab ja kõik on koolitatud, väga hea ja siis juhtub üks intsident 10 aasta kohta, et tõenäoliselt ei tundu nagu hea plaan sellist kulude poole pealt sellist tiimi hoida. Ja et sellist tuge siis pakkuda, siis Telinil on olemas nüüd siis selline teenus, küberintsidendi abi. Ja see teenus ongi siis mõeldud selleks, et juhul, kui ikkagi juhtub, et siis saada abi. Ja Telia saab pakkuda kompetentsi tiimi. Meil on ressurssi, ehk siis inimesi on mitmeid, erinevaid teadmisi selle osas, et nagu siin eelmises vestluses ka välja tuli, et oluline on võib-olla võrguteadmised, serveri teadmised, mingi muud teadmised. Need ongi erinevate inimeste peades. Me suudame nad kokku panna. Me suudame nad pakkuda kliendile siis niimoodi, et me saame telefonikõne, et on mure ja siis me asumegi lahendama. Ise aitame koordineerida ja aitame kompetentsiga. Et mis see teenus siis on? Siin abi ootamatuste puhul kindel partner, kellega saab suhelda, ehk siis saab ennem kokku leppida, et helistage meile, me aitame, me oleme ennem kokku leppinud, mis tingimustele, kuidas, ei ole vaja hakata siis veel Varti näide, et nüüd juhtus ja ütleme siis IT-mehele, et hakake nüüd Google'ist otsima. Otsibki kiiresti, leiab palju müügimehi, kes on valmis tal teenust müüma, aga tõenäoliselt selleks kulutaks päris palju aega. Et selle teenuse puhul ei ole seda vaja, et üks telefonikõne ja juba see abi tulebki. Siis peale seda, kui intsident on toimunud, teeme kokkuvõtte ja aitame ka mõelda selle peale, kuidas siis edaspidi sarnaseid juhtumeid vältida, et me sama intsidenti peaks uuesti lahendamaks, et võib-olla peab midagi tegema, kas me siis, ma ei tea, muudame tulemine reegleid või pätsime servereid või koolitame kasutajaid, et see juba paistab sealt intsidendi pealt välja, sealt saavad need soovitused tekkida. Et mis lühidalt, et mida me saame pakkuda? Me saamegi pakkuda teile seda sama küberintsidendi lahendamise meeskonda, kes on pidevalt trenni tegemas, küll teiste juhtumitega, aga nad on pidevalt kursis sellega. Et nende jaoks ei tule see üllatusena, vaid see on selline, et okei, täna on siis selline intsident, et eile oli teistsugune. Intsident juhtub iga päev. Muidugi küsimus, et see maksab. Et kindlasti see maksab midagi, jah, ta maksab. Et maksab tema siis see teenus alates 150 eurost kuus. See on kuutasu, mille eest me oleme siis valmis tulema appi kokkulepitud tingimustel. Kui me nüüd aitame, siis selle lisandub tunnihind. Ja see on siis konkreetse juhtumi pealt juba siis möödatud aeg, palju siis kulus selle juhtumi lahendamiseks. Et need paketid on siin näha, ma ei hakka siin pikemalt lahti seletama, üldine loogika on see, et mida kiiremini reageerime, seda kulukam on kuutasu. Tasub märgata seda, et selle intsidendi lahendamise tasu on ikkagi sama, et lihtsalt reageerimistasu siis suureneb. Kõigile praegustele siin sündmusel osalejatele saan pakkuda 2 esimest kuutasu sama teenust. Et kui on huvi, siis saab meie müügiinimestega läbi arutada ja esimese 2 kuu eest Telia arvet ei saada. Küll aga tuleb appi, kui vaja on. Ja siis veel kord selle mõtte või üle käia, et mis see siis ikkagi lõpuks on. Tegelikult me saame pakkuda intsidendi lahendamise meeskonda kokkulepitud tingimustel kindla kuutasu eest ja ettevõttel on võimalik helistada, mul on nüüd abi vaja, üks telefonikõne ja see abi tuleb. Ja
jääb ka ära see, et nagu siin enne oli just jutuks, et mul intsident on toimunud ja siis minna küsima IT-ettevõtete käest, et kuulge, et tulge appi, ja siis läbirääkimiste positsioon on kehva, et noh, kui vaja põleb, et siis tuleb läbirääkimisi pidada, see võib-olla ei ole hea plaan. Et enne oleks hea kokku leppida, et noh, et kui nüüd põlema läheb, et mis tingimustel siis. Et siis on see positsioon parem, kokkulepped konkreetsemad ja teil on ka lihtsam. Aga meil on päris hästi oleme nagu ajakavas siin jõudnud, et meil on aeg on, et nüüd on meil küsimusi vastuseid, et küsimusi siit saalist kõik saab mikrofoni ja küsimus mikrofoni. Neile, kes on Facebook Live'is, küsimuste jaoks on meil olemas aadress ärikliendid@telia.ee, see vist läheb kuskile, ma arvan, eetrisse ka. Et saab need küsimused sinna saata. Et siis Facebook Live'i küsimused e-mailile ja siit saalist küsimusi. Mul selline küsimus, et siin oli nüüd näha 4 erinevat paketti. Neil olid mingid hinnad ja reageerimisajad. Et mis nüüd juhtub edasi, kui üks selline pakett osta? Kas teie teete siis edasi ka mingisuguseid ettevalmistusi selleks, et kliendi infosüsteemis orienteeruda ja hakkama saada? Et konkreetse siis lahenduse puhul me eelnevad ettevalmistusi ei tee, et see ei sisalda kaardistust. See kaardistus võib olla lisaks sellele samale teenusele. Aga siin praegu me lähtume sellest, et me reageerime siis sellel intsident tuli, siis me reageerime ja siis me alustame selle info kogumist. Ehk siis me ei tee eelnevat info kogumist antud teenuse raames. Et aga seda, ütleme, et seda sellises võttes enne teha või sinna teenusse sisse panna, jah, see on paljude klientidega jutuks. Siis alati tekib see küsimus, et millist infot me siis ka kogume, et mis on nagu mõistlik koguda ja mis meid aitab selle küberturvaincidendi puhul, see on üks pool. Teine pool on see, et seda tuleks siis nagu hoida pidevalt ajakohasena. Ja kolmas aspekt on seal see, miks me seda väga teha ei taha, et alati on kliendil ka peale meie veel teise teenuse pakkujaid või ka oma maja sisene teadmine. Et see peaks olema üks koht, kus info koos on. Aga kui see vajadus on, siis mõne teise teenusega koos me saame seda teha muidugi. Sealt oli veel. Võtab mikrofon ka, et läheb eetrisse. Okei. Jah. Seal on nüüd see intsidentide lahendamise aeg 9-5-ni. Et mis saab kell 5? Selle teenuse raames me tahaks pigem lahendada see töö ajal. Et kui see nüüd intsident algas ennem, siis me muidugi lepime intsidendi juba siis alguses kokku, et 5 rütmis ja kuidas me seda lahendame. Et see 5 aeg on ka olnud nagu eelnevat jutuks ja arutusele erinevate klientidega, et äkki teete 24/7. Tegelikult saaks teha, aga selle intsidendi lahendamisel on tihti ka oluline kliendi enda panus, et me nagu ei saa kõiki asju ise teha. Me vajame kliendi poolt tuge ja siis, kui kliendil endal on 24/7 IT, siis me tegelikult oleme võimelised, mitte küll selle teenuse raames, aga eraldi kokkuleppega seda 24/7 tegema. See oluline on see, et klient oleks valmis seda samal ajal siis toetama enda poolt. Aga et praeguses disainis on nii, et me võtame sellel ajal intsidendi vastu, kui nüüd juhtub nii, et intsidendi lahendamine läheb tund aega kauem, et ega me nüüd päris need pastakasid kella 5 käest ei kuku, aga selle me lepime kokku siis, kui intsident toimub. Aga kui nüüd intsidente algab hiljem kui kella 5 ja meil ei ole eraldi kokkulepet selle kohta, siis me tahame seda lahendama hakata järgmisel tööpäeval alates sellest kellaajast, mis on märgitud on. Nii, veel küsimusi? Aitäh. Mulle siin saadeti Facebookist screenshot ühe küsimusega. Ma loen selle ette. Aga kui netti pole, kust kohast see intsident siis tulla saab? Näiteks hajaasustuses ja turutõrke piirkonnas valgel alal, seal pole mingeid intsidente. See praegu jäämatas täitsa ära, nüüd laad alla kukkuma. Kuidas netti ei ole, kuidas see võimalik on? Aga
intsident võib tulla ju igalt poolt. see võib tulla mälupulgaga näiteks. Just, aga Mart, äkki tuleb ka siia lavale, et räägime sellest võimalusest, kuidas see intsident meil majja tuleb? Jah, mälupulk on hea näide, see on niisugune test, mida tihti saab teha. Jah, et kui ikkagi leiad, olgugi, et sul võib-olla see masin siis, mida sa ei taha, et läheks kuhugi intsidenti, et mida sa kaitsed siis niimoodi, et sa ei anna talle internetti, eks ju, et ma ei tea, mis ta teeb seal. Pakub ise endale mingit teenust, et sa võid jah tõesti siis füüsilises turbes näiteks failida sellega, keegi tuleb, saab sinna ligi füüsiliselt, paneb pulga sisse ja juba tuleb sinna intsident, eks ju. Või jah, tegelikult see on natuke üldisem teema ka, et need mälupulgad on ühed sellised kavalamad ründe alguse allikad, et kui ikkagi inimene leiab kuskil maja ees, kontori ees leiab mälupulga, Bitcoinid on peale kirjutatud, kange kiusatus on see arvutisse panna ja vaadata, kas on siis Bitcoinid või ei ole, no ma võin lubada, et ei ole tegelikult. Jah, et kui nüüd mõelda, et teil ettevõttes kuskile, ma ei tea, koridori foeesse visatakse paar mälupulka maha ja see sama Bitcoin on peal, et eks nad ikka jõuavad kuhugi arvutusse, võib-olla mitte tööarvutusse, võib-olla koduarvutusse, aga nad jõuavad kuhugi. Ja see on see piir, et kas see koduarvuti või tööarvuti, et see on selline kodukontorid ja kõik see muu, et see on üsna udune. Üks hea mälupulga näide, mis ma olen näinud ühes tootmisettevõttes, et läksime IT asju arutama ja laua peal on selline pliiatsi potsik, see on siis mälupulkasid ees. Ma küsin, et vägevad, miks kogud mälupulkasid? Ei, et need on mul need tööstusseadmetega, et siin vahest need kaovad ära inimestele, siis mul on saan siit potsikust uusi anda. Okei. Et meil on tööstusseadmed, et need on nendel nagu netti pole, aga et siis me need mälupulgad siin käivad kontori peal ringi, kõik laadivad sinna vajaliku softi peale ja siis saadavad sinna, et seadmed teevad midagi. Selles mõttes ideaalne koht selle viiruse levitamiseks, et see täiesti kontrollimatud mälupulgad liiguvad mööda ettevõtet ja siis jõuavad lõpuks sinna pinki, et eks nad võivad mingi hetk mingi lisaväärtusega jõuda sinna. Absoluutselt, jah. Nii et ei tegelikult jah, eks ta õige on, et kui ikkagi masin netis ei ole, siis on nagu keerulisem seda rünnata, aga füüsiliselt siiski veel saab. Samas saab ju ka rünnakuta niimoodi, et üldse, kui me netita rünnaku võimalus, et näiteks rongiga, ma ei tea, kes on sõitnud rongiga Tallinnast Tartusse vastupidi viimasel ajal, või lennujaam on teine hea koht, eks ole, et on, seal on palju inimesi, kelle laptop on lahti, toimetavad seal midagi, teevad. Ja nüüd selleks, et saada tema kontot, selleks ei ole vaja netti mitte midagi, selleks on vaja mobiiltelefoni. Sõitke ta taha ja filmige. Kui tal MFA-d ei ole ja ta seal toimetab rõõmsalt oma laptopis, ekraanid küsitakse, on näha, mida küsitakse ja klaviatuurit on näha, mida vastatakse. Et see kokku pannes, siis selleks nagu nii-öelda juhtumi tekkimiseks ei ole vaja üldse netti. Piisab mobiiltelefonist ja ainult sellest kaamera funktsioonist. Telefon võib välja lülitada vabalt neti. Ja üldiselt jah, üldse neid kaameraid tasub jälgides, kas mitte kuskil ei olnud isegi mingi selline teema, et keegi turvakaamerast jälgis, et see turvakaamera oli nõrgalt kaitstud, kratt oli sinna ligi saanud, ta nägi sealt seda pilti ja seal all inimesed istusid ja trükkisid asju, et sellel vennal olid lihtsalt kõik andmed olemas. Ma olin laeva peal, mõtlesin, et olin reisijate salong, seal on, inimesed istuvad seal, söövad ja nii edasi ja vaatavad, kõik on kaamerad täis, mõtlesin, et huvitav, kas kõik on ikka see laevafirma omase. Lisakaameraid pandud, jah? Äkki keegi on lisanud midagi. Ja. Või siis selline hea koht, kus veel nagu leida, et sellist kratte, et lennujaamad, et mingi hetk enne, see oli enne COVID-it, see on vana lugu, aga siis vaadati, et suurtes lennujaamades, et kus on turvaline wifi? Inimest ei ühtegi, veel üks oli siuke 50-50 või midagi siukest. Et seal on lisavõrke, mida tegelikult lennujaam ei tea, et nüüd omad oleks, aga mis seal on mingi võrk, tont teab äkki mingisugune mingi partner või keegi pakub, mingi nimevõrgud. Saiaputka seal kuskil või jah? Aga nad tegelevad andmekorrega. Veel nii hästi, et nad paluvad isegi need andmed sisestada. Palun, selleks, et netti saada, palun sisestage oma kasutaja nimiparool. Teil ei ole seda, pole probleemi. Pange oma Gmaili aadress sinna ja sisestage parool. Päris tihti inimesed sisestavad sinna selle sama parooli, mis on Gmailis, kui me ise oma Gmaili kontot kasutavad. See väike võrdlus ja tulemus on käes, et jah, sobis. Ja sealt edasi siis hakkame resettima neid kontosid, mis ta muidu on teinud ja ongi jällegi see identiteet üle võetud. Ehk siis selleks, et saada sellise küberrünnaku ohvriks langeda, ei ole vaja netti. Saab vabalt ilma nettidega. Ja kasutajate koolitus on üks koht, mis kindlasti väga seda võimalust vähendaks. Et kui inimesed tajuksid seda, et kuidas arvutit kasutada, mida sinna arvutit toppida
ja kuidas nende wifi võrkudega ringi käia, siis oleks juba palju parem. Aga et veel küsimusi? Aitäh! Küsimus selle hinnakirja kohta, et kas see on nagu firmapõhine või see on ka allasutused lähevad selle sama hinnakirja alla, mis firma alla kuuluvad? Me oleme mõelnud, et see on ettevõttepõhine, ehk siis üks äriregistri number võrdub üks selline rida siin, eks valikuliselt, aga kui on tegemist suurema ettevõttega või suurema otsusega, siis selle me saame alati läbi arutada, kokku leppida. Et vastaks, et kui me räägime allaasutustest, siis tõenäoliselt on mõistlik see eraldi läbi arutada. Et meil müügist kindlasti keegi saab käed tõsta, et kellega arutada. Kes meil seal müügiinimesed on, et käsi? Nii, kas meil on veel küsimusi või suundume sinna laudade juurde ja võtame söögipoolist? Saalist ei ole. Aga et siis aitäh. Aitäh Facebookis laivis vaatajatele ja siin kohapeal olijatega saame veel edasi vestelda seal kohvilaua ääres. Aitäh!